Tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu vlogi. Mõtlesin, et alustame seekord vlogiga kuskilt ootamatust kohast ja see on meie köögipõrand. Ja kuigi Marta magas täna väga hästi ja eile ka, siis ma olen ikkagi natuke väsinud. Olsu taustal siis kuivati toimetab, kui te kuulete mingit prõksumise häält ja Marta luksub. Väga huvitav asi on see, et nii eile kui täna tegi Marta oma esimese ööune 9 tundi. Nagu seda ei ole juhtunud mitte kunagi. Meie rekord siiani oli äkki 7 tundi see esimene uni, eks ta läheb kuskil 8 paiku esimesse ööunne, kui päevagraafik on läinud ootuspäraselt. Ja ta on tõesti maganud nagu 9 tundi esimest tund, viimast 2 päeva, niimoodi, et ärkab kuskil 5-6 paiku. Ja siis ma toidan teda ja siis ta magab veel mingi 2-3 tundi. Nii et tegelikult nagu väga idekas, aga millegipärast ikkagi ma olen nii väsinud, sest mina ju ei lähe kell 9 või 8 magama, kuigi ma võiks tegelikult. Siis ma saaks ka 9 tundi. No ühesõnaga, sellega on lihtsalt täielik nagu siuke bingo mängimine, et sa kunagi ei tea, kui kaua ta magab, aga tõesti viimased 2 ööd on olnud selles mõttes ideaalsed, et mina seal kuskil 12 paiku või 11 paiku öösel siis ronin tema kõrvale magama. Ja kui ta ärkab, siis ma lihtsalt võtan ta enda kõrvale ja annan süüa. Aga kuna need vahed on nagu suht pikad on ja ütleme, et see 9 tundi ja kui ma viimati toitsin näiteks 1 rinnaga, siis 9 tundi läheb mööda, siis teise rinna tühjendamisest on ju üle 9 tunni, ma arvan mingi isegi 12 tundi teinekord. Nii et ütleme nii, et minu piimasüsteem on väga segaduses praegu. Rinnad on täitunud päris hullusti, nii et ma tegelikult varsti toidangi ta uuesti ära. Tal on nüüd 2,5 tundi möödas viimasest toidust ja ta ilmselt suht kohe varsti hakkab maurama ka, nii et siis ma annangi talle süüa. Ja ma tegelikult tunnen ennast väga ebakindlalt, sest see näopool siit on nagu nii ära näpitud ja nii rõve ja nii punniline, et lihtsalt ju. Nii et ma tegelikult just praegu ärkasin. Seega ma varsti pesin hambad ära ja teen endale natukene nagu siit seda meiki. Muidu ma kodus olles ei tee, et nii kui ma kodust välja lähen, siis ma teen küll, aga lihtsalt siis mul on ennast nagu okei nagu vaadata siit viewfinderist ka. Vot, mis veel põnevat juhtus on see, et eile keegi tegi lampi küünlatellimuse 3 küünlale ja mul nagu laos hetkel midagi ei ole. Ma olen lihtsalt jätnud e-poodi nagu võimaluse tellida, et kui keegi soovib. Jaa, paike pole nii. Siis saab tellida ja 3 erinevat küünalt telliti, nii et ma arvan, ma tänase jooksul proovin need ära teha. Siis ongi hea katsetada, ma ostsin ühe selle kaasaskantava pliidi IKEA-st, nii et proovin sellega siis äkki sulatada soja vahe ja teha küünlaid. Siis saab selle ära testida, sest mul on laupäeval tulemus küünalde töötuba ühel sünnipäeval sellises kohas nagu Imaginaarium loovstuudio ja seal meil oli paar nädalat tagasi Eliise beebipeol siis esmoniitaluste valamise töötuba. Nii et koht on mulle tuttav, seega see on juba suur pluss. Okei, ma rääkisin sellest laupäevast, tegelikult ma olen järgmine laupäev. Ma ajasin omal kuupäevad sassi praegu, siis ma oleks pidanud juba kleebised ammu ära tellima ja mul on järgmine laupäev, nii et sinna veel aeg on. Aga muidu ega midagi uut ei ole. Marta endiselt oksendab palju, ajab suust mingit ila ja piimataolist asja välja ja me käime temaga nüüd füsios iga nädal ja oleme ka 2 korda ujumas käinud trennis siis ja vahepeal käisime spaas, et talle väga nagu ujuda meeldib ja ta on meil juba 8-kilone ja kannab 68 suurust ja kui on näiteks siin see bränd, siis 74 suurus läheb ka juba. Vaikselt areneme, aga praegu ärkame ja mul on uni normilt silmas ja alustame päevaga. Teeme mulle võikud valmis ja kohvi ja kuniks üks väike kodanik hakkab karjuma ja nõuab süüa. Nii et vaatame, mis hetkel see siis juhtub. Kaamera kinni panin ja ise vait jäin. Siis hakkas väike kodanik seletama. Mis sa räägid? Aha, natuke juba viits pahandad ka ja tegelikult ma olen nüüd hakanud seda ka ees hoidma, aga praegu te viitsinud panna. Siis ma olen siin täpselt kõrval. Ja ma näen, kui sa siputad. Musi mumme. Õnneks hommikusöögi kõrval on alati publikud, kes mulle kaasa elab. Joo. Ta saab kohe 3 tundi viimasest söögist, ehk siis 5:40 sõi viimati. Minu söök on siin. Pasteedivõiku, salami, juust, kirstomatid, väike kohv. Ja ma tegin eile makadaamiapähkli ja valge šokolaadi küpsiseid ja ühesõnaga ma tegelikult võib-olla natuke veel näksisin, kui ma neid külmkappi tagasi panin. Jaa, kallis!
Vot, nii et neid söön ka siia kõrvale, no mitte neid kõiki muidugi, aga natukene võib-olla. Ja minu ilusad tulbid, mis ma Lidlist ostsin. Ja siin on triikimist vaja hunnik. Sellega me tegeleme ka täna. Miku tudjupüksid on siin pea taga mul. Väike kodanik nüüd toitub. Ja mul on selline tunne, et ma vist ise ootsin seda toitmist rohkem kui tema. Sest ütleme nii, et ikkagi valus hakkab juba lõpuks. Ma vaatasin oma äppist, et ma toitsin vasakuga viimati eile 16.23. Ja siis ma pumpasin enne magama minekut, see oli kuskil kell 12 öösel, mõlemad rinnad pumpasin tühjaks. Ja siis ta ju magaski niimoodi, et ärkas olles mingi 5 midagi. Ehk siis, jah, ühesõnaga ütleme nii, süsteem vajas tühjendamist. Ja ma juba viimased paar nädalat ei kasuta imetamispatja, sest et ma tunnen, et mul on kuidagi mugavam teda pikali toita. Et jah, imetamispadi lihtsalt seisab nukralt kuskil nurgas üksinda. Nii, mul käis vahepeal kuller. Ja toitmise vahepeal käisin kiirelt ära ja jooksin tagasi. Jah, kallis. Kui ma ei eksi, siis ma mingi eile või üleeile alles tellisin ja juba oli kohal. Igal juhul ma tellisin trikoo endale, me lähme Türki reisile 2 nädala pärast ja ma tellisin 2 suurust ja hea oli, et tellisin. Proovisin suuremat selga, ehk siis 44 ja 46 tellisin ja proovisin 46 vist. Ja istus päris kenasti, nii et selline Next trikoo siis Zalandost tellisin. Ja väga juba ootan, et saaks seda kanda. Võib-olla isegi juba järgmine reede, kui me perega lähme Hermanni sünnad tähistama veespaasse, siis saan juba selle äkki selga panna. Aga ühel kodanikul siin tuleb tuduaeg. Esimene päevane tudu. Ja niimoodi me siis magama jääme. Või noh, ma ta magama panen. Tšau, Kemmo. Korralik räsu on see voodi. Eile just vahetasime linu või üleeile. Üleeile vist pigem jah. Igal juhul ma magan ikka raseda padjaga, see on kõige mugavam asi maailmas. Kemsu läheb vaatab naabruskonnaga raadid üle. Ja päevatuttu me siis jääme niimoodi, et ma panen ta siia voodisse pikali. Tegelikult ma võiks ta tema enda voodisse ka panna, aga seal on praegu Kemsu pesa. Me ei ole veel seda täitsa Marta omaks teinud. Nii et panen ta küllili, panen luti suhu ja küllili ma panen tõesti sellepärast, et siis lutt nagu püsib paremini suus, et tegelikult une ajal nagu keerab ennast sellili ka. Pea jääb ikka siis külje peale, et lihtsalt kuna ta just sõi ka, siis mul on endal kindlam tunne, kui ta on külje peal. Ja saab ilusti piima välja oksendada, kui peaks tulema. Praegu ta ei tulnud midagi. Ja siis õe pere kingitud jänkukene on kaisus. Tavaliselt ma kasutan seda nagu luti hoidjana ka. Ehk siis ma panen selle peakese nagu siia luti vastu, et tal see ära ei kukuks. Aga talle meeldib näppida seda jänkut ja vaadata teda. Nii et siis ma istun siin kõrval tavaliselt. Mõnikord käin, ma ei tea, köögis mingid asju toimetamas ja tema siis rahulikult proovib siin unne jääda. Ja ma tegin selle Q&A boksi ka Instagrami, et te küsiksite küsimusi, et mul oleks moti seda vlogi teha. Neid küsimusi tuli palju ja ma väga tänulik selle eest. Kemsu on juba seal omadega. Tšau, Kemsu! Tšau! Igal juhul üks küsimus oli see, et kuidas me saime ta niimoodi, et me ei pea teda kussutama. Ja ma ütlen ausalt, ma ei teinud selleks mitte midagi. Ma lihtsalt nägin, et ta enam ei tahtnud nagu kaisus magama jääda, et ta oli kuidagi ebamugav. Et ta tahtis nagu käsi välja sirutada ja niimoodi. Nii et siis ma proovisin panna ta lihtsalt enda kõrvale. Ja ta jäigi tuttu ja siis need ülejäänud korrad ma tegin ka niimoodi. Mis ei tähenda, et ma muidugi mõni öö nagu ei peaks teda kussutama tuttu või mõni päeva tuttu, kui ta on väga halb tuju. Aga enamasti ta jääb niimoodi lihtsalt rahulikult ise tuttu. Ma üritan nüüd kassi sealt toast välja saada, kus Marta magab, aga neil on mingi mängutöö praegu. Kemsu, tule ära. Tule ära. Kemmo, tule ära. Tule. Tule siia. Kemsu. Kemsu. Täitsa võimatu. No tule. Tule. Ei lähe siin. Marta magab seal. Kuulge toitulutud. Martakene on maganud umbes 50 minutit ja on aeg minul ennast natukene korda teha.
Ma tean, et need punnid on selles mõttes nagu ajas hullemaks läinud, et ma lihtsalt näpin nagu iga päev neid ja ma tean, et ma ei tohiks, ma tean seda, aga ma ikkagi teen, sest et ma ei ole nagu stressis või midagi, aga lihtsalt mingi igavusest või noh, ma ei tea, vaatad telekat ja siis hakkad nägu näppima ja siis tirid jälle kõik need koolikud pealt ära, mis ei ole üldse hea asi, mida teha. Nii et siinkohal võib-olla näokreem ja jumestuskreem peale panna ei olegi nii halb mõte, sest siis ei näpi ka. Kasutan sellist lumene jumestuskreemi ja kui on siuke probleemsem koht, nagu mul siin lõua otsas on, siis ma hästi natuke panen seda sinna juurde. Silmaalustele ma panen sellist concealerit, et natukene heledamaks neid saada. Ja mis ma unustasin teile mainida alguses on see, et väga mõnus, et on nagu külm aeg tagasi ja et ei higista enam nii palju. Sest suvi ja rase olemine ja postpartum olemine suvel on selles mõttes tore, aga lihtsalt see higikogus nagu see ei ole okei. Ma käisin mõni päev reaalselt 3 korda päeval pesus, sest et lihtsalt nii hull higistamine oli. Ja ega selles mõttes siiani nagu see päris kontrolli all ei ole, aga ikkagi väga palju parem, sest noh, kui hormoonid möllavad ja sa imetad, siis ongi keha nagu täiesti teistmoodi toimimas üldse. Et seda fakti peab ka aeg-ajalt endale meenutama. Aga igal juhul tore, et see jaheaeg on käes, on ju. Aga selle jaheda ajaga on jälle aktiveerunud ka minu külma allergia. Ehk siis ma kratsin oma jalgu nii kaua, kuni sealt on veri väljas ja see on päris rõve. Aga ma lasin perearstil uuesti sürtekid kirjutada välja, et jah, seda saab käsimüügi ravimine ka. Aga retsepti ravimine saab lihtsalt selle 30 tükki natukene nagu soodsama hinnaga, mingi 7 midagi. Ja praegult ma võtan 2 tabletti päevas ja kirjutasin oma allergoloogile ka. Ta ütles, et tegelikult võib võtta kuni 4 tabletti ööpäevas. Mul on veel kuhu minna. Aga jah, ühesõnaga see külmallergia on väga-väga rõve. Ehk siis ta aktiveerub niimoodi, et kui ma õues olen, on kõik fine. Aga kui tekib temperatuuri muutus, ehk siis ma tulen õuest tuppa, siis läheb täiesti käest ära. Ehk et siis ma sügan ennast täiesti segaseks. Ja siis, kuna ma eile hommikul pesin pead, siis nüüd on juba natukene õline, määrdunud. Siis paneme natukene seda kuivšampooniga. Kuigi ma täna õhtul tahan minna Zumbasse. Ja ma ilmselt siis pärast seda pesen ka pead, sest et seal ma higistan nii hullult, et mul on juukse juureni lihtsalt täiesti märg olla. Ma ei tea, mõned inimesed pesevad korra nädalas oma pead. Kas see trennis ei käi või? Sest kui ma käin, siis ma tilgun üleni. Eile ma käisin Pilates propsis, see oli nagu väga rahulik. Seal ma muidugi ei higista nii palju, aga kui mingid zumbad või mingid jõutrennid või siuksed liikuvamad trennid, siis ma higistan nagu nii hullult, et ma võin minna trenni niimoodi, et ma pesin hommikul pead, aga trennist tulles ma pean uuesti pesema, sest et ma olen lihtsalt nagu üleni märg. Saad aru, juuksed on nagu täiesti läbimärjad. Nii, aga me oleme päevaks valmis. Beebe magas 1:47 ja ma jõudsin hetk enne tärkamist kuurist kogu selle mandi, mis seal taustal näete, ära tuua. Ehk siis sojavaha ja erinevad kannud, millega ma küünlaid teen. Ja järgmise tudu ajal ma siis teen küünlad valmis. Siis kui sina magad. Olsu, kas te märkate, ma olen hakanud kiilanema. Ma arvasin, et nagu kui inimesed ütlesid, et juuksed hakkavad ära tulema, siis nad tulevad nagu kuskil kuklast või midagi või kuskil pealaelt, nagu kus ei ole näha. Aga halloo, mis see siis on ebareaalne. Igal juhul seal kuivab Marta üks tegelusmatt tammitaimi jaoks, nii et ma arvan, et paneme ta tooli ja pumpame selle täis ja vaatame, kuidas talle see meeldib. No nii, Marta, mis see on? Selline matt siis. Üks mu jälgija saatis mulle. Pesin selle ära ja nüüd vaatame, kas me saame õhupalli pumbaga seda täis pumbata. Päris täis ei tohi, aga siuke 80-90 umbes. Ise oleks küll tahtnud siuksega mängida, kuule. Kemsu, Kemsu ei. Kemsu! Pakend. Kemsuken hakkas pakendit sööma meil. Ja nii. Näed. Näed, väike tegelane. Mis see on? See on sulle nagu telekas, jah? Selle peab veega täitma hoopis või? Ma hakkasin seda pumpama, aga vaat, see on nii suur auk. Ta on vetsi hoopiski. Ülikõva. Ülikõva. Hakkame asjatama või?
Vau, ossa. Mis see on? Jah? Mis sa arvad sellest? Ai, printsess. Mis sa arvad sellest? Oi! Loomulikult mulle jõudis just nüüd kohale, miks seda ei lubatud nii täis pumbata. Lasin see nüüd tühjaks. Sest et muidu Martale vets raske siin peal olla. Joodipu. Otsustasin, et ma ei kiusa Martat praegu rohkem selle uue asjaga. Lasen ta lihtsalt enda peal olla, aeleda. Kusjuures väga huvitav, et viimastel kordadel, kui ta on oksendanud, mingi viimased paar päeva, siis tal ei ole nagu, tähendab krooksutanud, mitte oksendanud, siis tal ei ole väga palju okset üles tulnud. Kui siin on mingisuguseid arste või teadjamaid, siis kas seal võib olla mingi seos sellega, et ma võtan sürtekit? Üks asi, mis mulle meeldib teha Martaga, kui ma olen ta ära toitnud, me jääme niimoodi lebotama ja siis ma teen talle kassi hääli, sest talle meeldivad need. Miau! 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 Kui sa tahad öelda värsketele emmedele, et hold on, läheb paremaks. Tahad öelda? Jaa. Sa oled nii tubli beebi. Joo. Ma räägin nii, nagu Marta arvab, et ma räägiks temaga. Aga tõesti see peab paika, et emmed läheb kergemaks. Jah, tuleb veel raskeid aegu kindlasti, ma olen täiesti veendunud selles. Ja jah, uneregressioon ootab meid eest, ei pea seda mulle meenutama. Eriti selle valguses, et ta magas siin viimast ööd väga hästi. Ma tean, et see kohutav uneregressioon tuleb. Nii. Juba haigutad või? Just ärkasid, kuule. Just ärkasid. Aga igal juhul see 3. kuu on olnud nii nauditav. On küll on mingid üksikuid jonnihooge, aga üldises mõttes on see ikka väga tore periood olnud. Jah. Nii. Mis sa räägid emmele? Ahaa. Okei. Et ma arvan, minu jaoks kõige raskem oligi esimene kuu 1,5, kui tal olid megahullud gaasid, kui ta nuttis lihtsalt tundide viisi, siis tal veel seda refluksi teemat ei olnud. Aga üks asi, mis minu poolt oli väga hea lükke, oli see, et ma ütlesin perearstile, et ma olen mures, et ta tuleb nii palju nagu piimaokset ülesse, et kas me saaks ultrahelisse ja me saime ju, nagu te mäletate, järgmiseks päevaks aja, see oli täiesti crazy. Niimoodi, et me olime just arstil ära käinud ja siis perearst helistas, et kuulge, et homseks vabanes aeg, et kas te saate minna ja ma olin mingi jaa, kindlalt. Nii et me käisime ära ja refluksi teemad sealt küll ei tulnud välja, aga tuli välja see, et tal on kõhus spasm ja kui ta oli väiksem, siis spasm oli ka suurem ja mida suuremaks tema kasvab, siis seda väiksemaks see spasm jääb, et spasm nagu ei kasva siis koos temaga, nagu ma aru saan. Ühesõnaga ta kasvab sellest välja, aga tegelikult siiamaani ikkagi on seda okset nagu üsna palju tulnud ja nüüd viimastel päevadel, kui ma olen hakanud sürtekit võtma, siis on tõesti nagu vähemaks jäänud seda või vähemalt täna hommikul on ikka nagu väga vähe okset tulnud, mis on tore ja arst mulle iga kord selgitab, mis asi see spasm on, aga arvate, et mul jääb meelde või? Nii et ma kohe vaatan üle, mis asi see oli. Nii, ma nüüd laen teile. Kui öeldakse, et beebil on kõhus spasm, tähendab see tavaliselt, et soolestikus tekivad äkilised ja tahtmatud lihaste kokkutõmbed. Need võivad põhjustada valu, rahutust või nutmist, eriti väikeste beebidele, kelle seedesüsteem on veel arenemisjärgus. Levinuvad põhjused on siis koolikud, gaasid, ületäitunud kõht või liiga kiire söömine. No Martal on need mõlemad on ju, laktoosi või muu toidutalumatus, aga ma ei ole täheldanud, et on mingisugust talumatust oleks. Okei, ma vist poleks nagu päris Google'isse pidanud minema, küsisin praegu chati käest. Google muidugi ütleb mulle, et sellest võib tekkida mingi ajukahjustus, nii et ma just panin selle kõik kinni ja ma ei loe seda rohkem, aga võib-olla ma natuke googledasin valesti ka, ma ei tea, ma googledasin lihtsalt nagu spasm. Kas seda saab kuskil mujal kui kõhus ka olla või? Okei, ühesõnaga me ei googleda mitte kunagi mitte midagi. Mis sina seal laes näed? Kuidagi see lagi on nagu laste jaoks lihtsalt kõige põnevam asi üldse. Vannitoasta ka vaatab kogu aeg lakke ja siis irvitab oma ette. Sa oled nii nunnu, mushirullu. Ja üks disclaimer, mis ma tahtsin teha, et ma siiralt loodan, et ei arva, et selline ongi meie igapäevaelu. Et laps on rõõmus, kilkab, mina olen puhanud, kodu on korras, pesud on volditud.
ei, nagu seda kaost on tegelikult nii palju ja ilmselgelt ma ei võta kaamerat, kui ma olen ise vihane või Marta karjub. Et nagu mulle ei meeldi sellist hetkedel filmida ja ma arvan, et nagu kõik ei pea ka nüüd internetti jõudma. Et midagi võiks nagu endale ka jääda, aga lihtsalt, et teaksite. Ma tahtsin esmaspäeva õhtul minna trenni, täna kolmapäev, jah. Tahtsin esmaspäeva õhtul minna trenni ja ma olin sellest päevast nagu nii läbi, et ma lihtsalt ei suutnud. Ma olin nii üle stimuleeritud, ma olin nii vihane. Marta oli siis esmaspäeval füsio kell 3, niimoodi, et ta oli just nagu ära maganud, mingi tund tagasi söönud ja siis me läksime füsiosse ja noh, vaata, lähed süüks eeldusega, et davai, pärast füsiotol tuleb nagu mega hea, pikk, sügav tudu. Me sõitsime koju, ta jäi full magama, jah. Ma sain isegi kiirelt poes käia, pelmeen osta. Ma tegelikult nagu väga tihti neid ei söö, võib-olla mingi paari kuu tagant, aga mul oli too päev nii hull isu ja ma tahtsin kiirelt midagi süüa, nii et ma ostsin pelmeene. Igal juhul Marta jäi siis magama hällis ja ma tulin koju ja ma olin mingi, okei, et ma ei taha, et ta seal hällis nagu pikalt magab, et kui ma saan, ma tõstan ta ju ümber. Ja siis ma tõstsin ta ümber voodisse ja ta ärkas laksti ülesse. Ta oli 20 minutit maganud ja ta oli lihtsalt terve ülejäänud päeva nii halvas tujus. Ta lihtsalt virises, jonnis, ei tahtnud süles olla, ei tahtnud maas olla, no mitte midagi nagu. Ja ma lihtsalt läksin hulluks ja peaaegu oleks nutma hakanud, sest ma olin nii vihane nagu, et mis mõttes on ju. Et kuidas sa väsinud ei ole, kuidas sa ei maga. Ma kussutasin teda. Kassidel tuli krõbu nüüd. See tähendab, et kell on saanud 12 ja kassidel tuleb automaatselt krõbu. Igal juhul ta oli lihtsalt nii moodi ja virises ja ma olin lihtsalt nii kettas. Ja mul ei ole seda nagu hea tunnistada, see on täiega nõme asi, mida tunnistada. Aga ma olen aus, ma olin tõesti nagu pahane. Ja lasin tal paar minutit lihtsalt voodis nutta ja võtsin endale klaasikese vett ja lihtsalt istusin paar minutit diivani peal. Ja see oli tõesti nagu paar minutit ja seda oli mulle vaja, sest et minust natuke nagu vähe räägitakse sellest, kui ema läheb närvi ja mida siis teha, et vältida kõige hullemat on ju. No, et sa hakkad oma last mingi raputama või midagi, et seda ma ei ole teinud, seda ma julgen tunnistada, ma ei ole teinud. Ma olen läinud närvide peale, ma olen paar krõbedamat sõna võib-olla öelnud ja see on ka asi, mida on nii piinlik tunnistada, aga ma olen siin... Ma olen siin, et seda teha, sest ma tean, kui paljud emad võitlevad sama teemaga. Kui sul ei ole just mingi imelaps sündinud, kes tõesti magab 24/7 ja ärkab ainult söömiseks ja isegi kui ta on üleval, ta on mega heas tujus ja sa oskad tal tegevusi leida ja sa ei lähe kunagi närvi. Mul on väga hea meel, et on ka siuksed emasid võib-olla kuskil, ma ei tea. Mina igal juhul ei oleks neist. Ja see on nagu väga halb, tegelikult peab nagu endaga tegelema ja ühesõnaga. Mul on plaan minna teraapiasse, aga võib-olla mitte üksi, vaid koos Mikuga, aga ühesõnaga vaatame, et tegelikult nagu peab tegelema enda sisemaailmaga ka, et ma ei annaks oma traumasid Martale edasi. Igal juhul jah, et kuna lihtsalt on tegelikult nagu väga chill laps olnud siin 3. kuu, siis need mõningad päevad lihtsalt ma olen mingi, mis toimub, et no, et sa ei ole enam harjunud sellega, et su laps lihtsalt röögib, on ju. Griffin, ei söö krõbu! Griffin, vana naaskel. Sorry, ma olen nii... all over the place siin praegult. Igal juhul, et miks ma räägin sellistest asjadest on see, et ma tahaks ise ka, et keegi sellist sisu toodaks nagu sellist ausat sisu. Et ei maalitaks mingit beebimulli asja, kui sul nagu ei ole seda. Et esimene kuu 1,5 ma olin reaalselt nii kurb, vaatasin teiste storysid, mingi, et naudin vaata iga sekundit ja mul on lihtsalt mingi, mu laps röögib non-stop, nagu mida seal nautida on. Kus see beebimull on, sest et mina küll ei ole seda näinud. Igal juhul väga raske oli, tõesti väga-väga raske ja ma arvan, ma ei mäletaks pooltki, kui ma ei oleks teinud mingeid videosid nagu iseendale, kuidas Marta lihtsalt lohutamatult röögib. Võt, aga ma hakkan nüüd Martaga tegelema. Ta siin vaatab lakke rahulikult. Also me vist peaks teda õhtul pesema ka, sest et mul oli nii, et ma pesin teda reedel on ju ja ta oli täiesti puhas ja laupäeval ta kaelavolt haises juba nii hullusti. Ja siis paar päeva hiljem oli veel kaenlaluse volt, mingi täiesti piima, terviseks kallis, piima mingeid jäänuseid täis ja see lihtsalt, terviseks kallu, haises nii hullult, et oi. Ühesõnaga, me peame teda pesema.
ja ma olen leidnud selles mõttes nagu häkki, et Miku nüüd sõses, kus ta töötab, leidis mingisugusest sõsepoest siis sükse ige ja tavalise vanni, kus ei ole istet sees. Ja Martale meeldib lihtsalt floatida ja mitte olla istme sees. Sellest me saime suht kohe aru, talle ei meeldi istmega vannid. Ta kisas kõik need vannitamised, nagu ta lihtsalt vihkas seda aega. Ehk siis kõik need 3 minutit, mis ta vees oli, ta lihtsalt röökis kogu südamest. Ja nüüd viimased korrad, kui me oleme teinud ige vanniga lihtsalt nagu floatinud teda ja pesnud siis samal ajal, siis ta ei ole kordagi karjunud. Ja see on lihtsalt imeline. Nii et kõige lihtsam vann will do ja kui su beebi karjub vannis, siis ta ilmselt ei taha selle istme sees lihtsalt olla. Nii et ja kõik need fancy'd beebi vannid, mis me siin olime kokku varunud, oleme nüüd ära andnud või maha müünud. Otsustasin, et me hakkame pesust triikima. Nii et Marta on mul siin toolis, sööb oma seenekest. Ärge küsige, kus see pärit on, ma ei tea, mu sõbranna kinkis selle meile. Aga ma nägin ka auto mingit reklaami, et seal vist müüakse sarnaseid. Nii et need tundlakesed siis lähevad suhu, seda on hea mätsutada. Aga nagu meile näitasin, siin ootab puhtapesu hunnik triikimist. Alustame siis padjapüüriga ja siis lähme särkide juurde edasi. Ja saimegi triigitud. Üks väga kannatlik kodanik on seal ja pesuhunnik on siin. Miku voodiriided siin chillavad, ma panen need ka magamistuppa ära. Nii, ma hakkan siis testima seda uut pliiti, mis ma igast ostsin ja siis siin on mul varuklaasid, kui midagi peaks üle jääma, siis saab koju endale valada küünlaid, mida siin põletada. Siin on 300 ml klaasid, 3 küünalt tehti nagu tellimus on ju, aga jah, kuna sojavaha ma sulatan nagu nii rohkem, siis siia läheb veel mõned. Ja siin on värvid ja siin muumant. Tšau, baby! Ja kui Marta magama läheb, siis ma tassin selle sojavahaga siia kööki ja hakkan meisterdama. Marta jäi lambist 5 minutiga magama või isegi vähemaga. Tundub, et ta oli nii väsinud siis, kuigi ma otseselt nagu ei teinud taga midagi. Et ma natukene lasin tal võimelda ja kõhuli olla ja siis ajasin juttu temaga ja tõmbasin tolmu kusjuures. Siis nagu te nägite, triiksin pesusid ja panin siia need küünlaasjad valmis, et ma saaks kohe tegema hakata. Ja hakkan siis tegema jõhvika küünalt, meloni ja kurgi küünalt ja safrani ambra. See safrani ambra on nagu see Baccarat Rouge 540, mis oli vahepeal nagu megateemas. See on mul üks lemmikuid lõhnu siin küünlamaailmas ka. Safrani ja ambra oma siis, et need on need põhinoodid seal parfüümis ka. Võt, aga ma siis teen tellimuse küünlad valmis ja Marta magab. Mõnus. Ma tegin eilset kanapastat soojaks. Hakkab juba otsa lõppema ja siis tšapatat ja pesin viinamarjad ka ära. Eile ostsin Lidlist, nii et see siis väike snäkk mulle. Küünlad said valmis ilusti. Need jõhvikumad veel tahkuvad siin. See on siis safran ja ambra, see on melon ja kurk. Need 3 on jõhvikumad. Ja siia valasin siis jäägid. Marta vahepeal ärkas, ta oli mingi tund aega maganud, aga ta oli nagu selline une ja ärkaloleku vahepeal, et siuke hästi viril. Seega panin talle lutti tagasi ja natukene paitasin pead ja siis ta vajus niimoodi uuesti unne. Nii et mul on nüüd natuke vaba aega, et teiega jutustada. Ehk siis ma palusin teil küsida endalt küsimusi, et ma seda vlogi lõpuks alustaks ja teie saatsite mulle toredaid küsimusi. Seega hakkame siis otsast vastama. Esimene küsimus. Jalutuskaaslast otsid? Ma tahaks öelda jah, aga reaalsuses ma käin nii harva viimasel ajal jalutamas, et me kuidagi oleme kodust ära olnud väga palju ja siis me teeme need jalutusnormid justkui täis. Praegusel ajal selle kuidagi soojalt külmale üleminekuga on nii palju rohkem hustlit, ehk siis nagu pead ennast riidesse panema, pead beebi riidesse panema, kuigi tema ma saan panna ka lihtsalt soojakotti. Mul on see Voxi sügistalve soojakott, et ma saan ta põhimõtteliselt koduriietega sinna sisse tõsta. Aga ma ausalt öeldes lihtsalt pole väga viitsinud, et võib-olla paar korda nädalas käime tiirul, aga kuna kodus on ka väga palju toimetamist olnud, siis ausalt öeldes pole jõudnud. Ja meil on need uneajad praegu ka nagu väga kaootilised, meil ei ole mingi kindlat päevarütmi, et ma teaks, et iga päev läheb nüüd täpselt see kell magama, et mõni päev läheb nagu täitsa lappe, on ju. Ehk siis ma ütleks, et ma ei otsi praegult. Kui keegi ise pakub või tahab tulla meiega jalutama, siis muidugi, ja kui kellaaeg klapivad, siis nagu mul pole mingi probleemi, aga lihtsalt seal on praegu veel väga palju kaost selle kõige ümber,
kuniks me siis lõpuks majast välja saame ja et ta päriselt jääb magama, et seda on nagu raske planeerida praegu. Järgmine küsimus, kas Martal on refluksiga paremaks läinud? Ja ei, et mõni päev on nagu väga hästi, mõni päev on jälle nagu raskem, aga ma ei tea, mul on kuidagi nagu ära harjunud, et meil kõik riided saavad piimaga kokku ja sul peab nagu mitu vahetuspluusi olema kaasas. Ja üks päev me ristel käisime niimoodi, et Marta kettis Miku nii täis ja tal tuli mingi plahvatus ka, et Miku särg sai ka natuke kakaseks, nii et ta läks vahepeal just koju vahetas särgi ära. Et ma olen vist nagu natuke harjunud juba sellega või kuidagi nagu leppinud. Ma ei tea, kas tal päris nagu refluks ikkagi on, seda on nagu lihtsalt nii-öelda väljendina nagu lihtne öelda, et kui tal tuleb piimauks üles, siis mul on lihtsam öelda refluks. Aga nagu ma enne rääkisin, siis tal on ikkagi see spasm peamine teema, et ultraheli nagu refluksi kui sellist ei näitanud, aga spasm on tal küll kõhus. See tekitab tal siis selliseid vaegusi. Järgmine küsimus, mul endal saab laps kohe 3-kuuseks ja nii huvitav näha, kuidas teistel elu on. Väga tore, aitäh teile selle tagasiside eest. Mul on alati nii hea meel näha, kui keegi saab lohutust minu sisust või kuidagi samastub. Et tõesti, see on selline sisu, mida ma ise tahaksin tarbida ja mida ma oleks võib-olla tahtnud nagu tarbida enne, kui Marta sain või enne, kui ta sündis. Et tõesti nagu ma proovin muidugi näidata ka neid häid hetki ja ma enamasti enda arust seda teengi, aga lihtsalt ma proovin olla ka nagu võimalikult realistlik. Ja ma tean, et väga paljudel on tegelikult väga raske beebidega ja just need esimesed paar kuud on nagu nii kriitilised ja miks ma nagu nii väga kartsin ka tegelikult neid esimest 2 kuud ja ma lihtsalt palvetasin, et ta saaks reaalselt suuremaks ja tugevamaks. Ma tõesti iga õhtu palvetasin seda ja lihtsalt pisarates, sest mu suurim hirm reaalselt oli see, et ta lämbub oma ukse sisse ära ja see on kohutav. Kui su laps ikkagi nagu une pealt suust ja ninast nagu valanguga tuleb seda piimaokset ja sa võtad ta sülle, ta on lihtsalt täiesti loid niimoodi, ta ei reageeri mitte millelegi, sest ta ju magab, siis võt sellisel hetkel nagu lihtsalt su suurim soov on see, et ta juba kasvaks suuremaks ja ma olen tõesti iga päev nii tänulik, et Marta on juba nii palju suurem ja nii palju tugevam ja kuidagi selline, ma ei tea, et see oksendamine nagu ei häiri teda ja ta oskab köhida ja kõik nagu on nii hästi paika loksunud, aga lihtsalt need esimesed 1,5 kuud olid jubedad. Järgmine küsimus, mis on sinu arust emade juures kõige raskem emaduse? Ma eeldan siis, ma arvan, et ongi see, et su süda on kuidagi nagu ikka sama suur, aga sinna mahub palju rohkem. Et isegi kui sa oled oma lapsest eemal või eriti kui sa oled oma lapsest eemal, siis sa kogu aeg mõtled ta peale. Siis kui te lähete kuhugi välja või kodust ära, siis ema on ju see, kes teeb kõik pakkimislisti, to-do listi, mis kindlasti on vaja kaasa võtta, mis ei tohi maha jääda, kas mähkud said, kas igaks juhuks ravimid said, kas veel lisamähkud said, kui need mähkud saavad otsa, kas ma võtsin mingi 70 erinevat outfiti, sest et võib-olla ta kakab ennast täis või oksendab ennast täis või mis iganes. Et ma ei tea, kas isad ka seda teevad, kui mõni isa teeb, siis väga tore, aga see jääb ju enamasti ikkagi ema õlgadele, et jah, isad käivad tööl ja nii-öelda teenivad leiba perel on ju, aga ema nagu teeb kõik selle ülejäänud, et kõik mingi pesumajandus ja nõud ja söögid ja pakkimised ja lapsele mingite asjade tellimised ja mis suurust ta nüüd kannab ja kas varsti peaks mingeid nõusid talle tellima, milliseid nõusid. Okei, võib-olla varsti võiks püreedega alustada, milliste püreedega, kui palju päevas, kui palju piima ta üldse peaks praegu ühe toidukorraga saama, see on nagu lihtsalt never ending ajutöö sul käib, et naistena me niikuinii multitaskime, aga siis sul on korraga nagu 98 tääbi peas lahti, mis kõik vilguvad, kõik vajavad mingit nagu tegutsemist. Et näiteks reisile minek isegi on ju, et Miku lihtsalt teab, et me läheme soojama reisile, ta võtab oma ujukad kaasa ja põhimõtteliselt that's it on ju, aga mina pean Martale ka pakkima terve põhimõtteliselt pool kohvrit vähemalt. Seal on nii palju asju. Reisikäru näiteks. See ei ole üldse halvaga öeldud ka, aga mees võib-olla ei tulegi selle peale, et meil on reisikäru vaja, et millega me teda seal transpordime, kas me peaks mingi kandekookoni võtma, on ju, mida me siis kaasa pakime, mida kindlasti näiteks ei ole vaja seal soojamaal, mingi pikki, võib-olla pakse riideid, on ju. Nii palju kogu peas toimub ja see täiega väsitab. Vot, nii, lähme edasi. Kuidas teil läheb ja mis teie pisikene juba oskab? Meil läheb tegelikult väga hästi. Ja ma tean, et võib-olla mõnda see nagu ärritab, aga ma alati panen nagu sellesse perspektiivi, et tegelikult võiks olla ju palju hullem. Et ma ei tea, mõni ema nagu ei saa 4 kuud oma pisikesega laste haiglas näiteks välja, sest et laps peab olema haiglaravil näiteks või
mingeid oppe läbima või mis iganes, et tegelikult see on nagu nii hull ja me ei tea nagu pooli asjugi, mis toimub ja võib-olla isegi hea, et me ei tea, aga minu süda lihtsalt valutab nende emmede pärast, kes on oma pisikestega haiglas, et selles mõttes, kui sa paned nagu perspektiivi asjad on ju, ja okei, tal on vahepeal halb tuju ja ta nutab ja gaasid ja kõik möllud, aga ta on tegelikult terve laps ja see on nii suur õnnistus ja nii suur asi, et laps on terve, et tegelikult meil läheb hästi. Jah, ei saa kurta. Mida ta oskab juba, ta väga seletab ja proovib suhelda, nagu te olete näinud, siis ta vaatab otsa niimoodi. Siis ma ütleks, et tänu füsiole ta on nagu väga hästi hakanud oma pead hoidma. Ta proovib keerata, eriti mähkimisaluse peal. Ei teagi, mis ta veel oskab. Ma arvan, et oskused alles nagu tulevad, kõik see keeramine, pööramine ja istumine ja ta proovib ka kätega haarata asju, kuigi ta päris hästi veel võib-olla ei saa aru või nagu ei tee seda väga mõtestatult. Et kui tal on mingi mänguasi siia ette panna, siis ta nagu proovib justkui kinni võtta, aga ütleme, et päris hästi see veel välja tule, aga ta on sinna poole teel. Praegult vist rohkem ei meenugi, mida ta oskab. Siis on küsitud, et kuna püreesid tutvustama hakkad Preilile. Ma arvan, et siis, kui ta on 4 kuud vana ja kui me oleme reisil äkki ära käinud, ma arvan, et siis, et ma sinna kaasa ei viitsi ilmselt tassida, samas ma ei tea ka, noh. Ma arvan, äkki siis, kui me reisilt tagasi tuleme, et siis ta on 4 kuud ja natukene peale, et siis me hakkame testima. Nii, mida oled õppinud enda kohta peale emaks saamist? Väga palju on õppinud ja üks asi, mis on kindel, mida ma teadsin juba enne ka, aga mis emadusega nagu veel kinnitas seda fakti, et ma olen super kannatamatu inimene. Mul on väga lühike süütenöör ja ma olen tegelikult väga ärev inimene, kuigi ma arvasin, et ma ei ole. Ma olin enda arust nagu väga chill inimene ja siis ma sain lapse. Ja siis iga asi lihtsalt eskaleerus nagu sekundiga. Et näiteks, kui tal olidki need oksendamise hetked, keset tund, siis ma olin nagu hüsteerias, ma olin mingi reaalselt Mikku kutsu kiirabi nagu, et ma olin täiesti nagu mingi transis või ma ei tea, ma nagu tundsin, et ma olen siin ruumis, aga kuidagi, et ma nagu vaatan ennast eemalt või see oli nii jube. Ja igasugune köhimine ja oksendamine ja nagu kui ma juba kuulsin, et ta hakkab oksendama, siis ma olin kohe paanikas, kui siis need öised oksendamised olid ära olnud, et see periood oli nagu nii hull, ma olin kogu aeg hästi pinges, nagu hästi valvel niimoodi kogu aeg, et ma jälgisin teda öösel, ma jälgisin teda päeval, ma põhimõtteliselt ise ei maganudki, ma olin väga stressis, et jah, ma olen kohutavalt kannatamatu inimene, aga samas ma olen õppinud seda, et ma saan endale natuke õlele patsutada, et tegelikult ma olen hea ema, et kõik see, millest ma olen unistanud, et see ongi lõpuks siin ja tegelikult ma saan väga hästi hakkama ka pingeolukordades, kui on vaja ja ma suudan nagu väga palju asju korraga mõelda ja väga palju ette mõelda. Vot nii, siis küsimus, mis äppe peale Huckleberry veel kasutad, soovitad, kui on midagi? Ma ei kasutagi tegelikult midagi muud kui ainult Huckleberry äppi. Sinna ma panen siis tema uned sisse ja tema söömised ka öösel, et siis mul on nagu hea ülevaade endal ka. Nii, järgmine küsimus on selline, et saan ise peagi esmakordselt emaks ja nii äge on kellegi teekonda jälgida, aitäh sulle. Väga armas ja palju õnne. Mul on nii hea meel, et te tarbite mu sisu. Mina mingi suvajurs lihtsalt kuskil Tartus oma kodus mingit random sisu tootmas ja miks ma tegelikult nagu nii harva videosid postitan ongi see, et mu aju ütleb mulle, et sa istud ju lihtsalt kodus, sa oled ju lihtsalt beebiga kodus, et seda on ju reaalselt igav vaadata või noh, et me ei tee nagu midagi erilist. Aga siis mulle meenub, et ma ise tarbin ju täpselt samasugust sisu ja mulle meeletult meeldib vaadata, mida inimesed lihtsalt teevad oma argipäevas. Et aitäh kõigile sisuloojatele, kes seda rasket tööd teevad ja eriti Eesti sisuloojatele. Nii, keha taastumine peale sünnitust. See on olnud üks teekond. Ma arvan, et see teekond ei ole veel kaugeltki läbi. Et tegelikult mul on väga palju nagu rippuvat nahka, et kuna Marta oli küllaltki suur ja mul oli ka rasedusdiabeet, siis ma võtsin ikka nagu väga palju juurde. Ma arvan, et mingisugune 15 kilo vast ikka ja seda maha saada tegelikult nagu, ma käisin ikkagi iga päev jalutamas temaga, isegi mitu korda, kui oli suvi on ju, et ta on mul ju suvebeebi ja ma arvan, et see imetamine tegelikult aitas ka väga palju kaasa, et keha kuidagi taastuks.
aga mul endiselt ikkagi on selles mõttes venitusarmid, et mul olid päris korralikud venitusarmid, kui mul kõht oli nagu väga-väga suur ja natuke isegi reite peal ja niimoodi ka. Aga seljavalude osas, no öeldakse, et vaata selle epiduraaliga nagu jääb ikkagi see seljavalu. Ma ütleks, et mul ei ole. Mul on lihtsalt nagu terve alaselg lihtsalt nagu valutab, sest et ma tassin ju Martat ja ma magan mingi siksasendis vahepeal. Et seda nagu on, aga trenn tegelikult väga palju aitab. Aga keha taastub ja ma arvan siuke aasta-poolteist ikka nagu kõigil, kes on sünnitanud. Et õnneks nagu, või noh, miks ma ütlen õnneks siinkohal ongi see, et mul ei olnud ju vaginaalne sünnitus on ju, kuigi mul oli täisavatus, et lõpuks läks ikkagi keisriks, et ma olen võrdlemisi hästi taastunud. Keisriga on see, et lihtsalt algus on väga-väga raske, aga selline nädala-2 pärast on juba päris hea olla ja nüüd sisuliselt ei saagi aru, et ma oleks sünnitanud, sest et see haav on nagu väga hästi paranenud ja ma käin trennis ja elan oma igapäevaelu. Et tegelikult vahepeal ikka natukene annab tunda, sest noh, 7 kihti lõigati lahti ja nagu see on väga hull operatsioon tegelikult. Et lihtsalt mingi, mul tehti keiser, aga nagu girl, nagu see on väga hull op. Ja sellest taastumine on väga raske, aga üpriski kiire, ma ütleks, et vaginaalsest sünnitusest minu meelest taastub natuke kauem ja sealt alt võib olla väga tundlik pikka aega. Nii, kuidas Marta omaette magama saite? Mul beebs 4,5 kuune ja ainult sülesuinakud. Ja nagu ma rääkisin, siis me tegelikult nagu ei olegi väga midagi teinud, et ta lihtsalt, mina hullult tahaks seda kaisutada, ma tahaks, et ta magab mul rinna peal, et me oleme nagu niimoodi nossutame koos seal diivani peal, aga talle lihtsalt ei meeldinud mingi hetk enam. Ta nii hääles ja kuidagi virises ja nii, siis ma paningi ta lihtsalt nagu enda kõrval diivani peale ja ta jäi põhimõtteliselt kohe magama, et siis ma sain ka aru, et okei, et ta võib-olla nagu ei vaja enam sellist kussutamist, et võib-olla see tuleb ka ajaga, et lapsed on ju nii erinevad tegelikult. Ja mingi treeningut või sellist asja, et ma teda kuskil nutma jätan, seda ma küll nagu ei tee. Või noh, mul ei olnud seda plaaniski teha. Ma lihtsalt räägin, kuna see on nii popp teema, et mul on mingi sleep training, vaata. Ja aga vaata, ma ei lase oma lapsel mingi 10 mintse lihtsalt üksinda tema toas nagu hääletuks nutta. Et ta lõpuks ei rahune maha, vaid ta nagu shutdowni. Ma nägin mingit videot, et ta ei saa tegelikult seda lähedust, mida ta peaks saama. Ja ma tean, et see on nii palju erinevaid koolkondi koos, aga mina ütlen, et mina seda nagu ei poolda. Et ma arvan, et kui laps ise on valmis, siis ta jääb ilusti omaette tuttu ka või ma ei tea, ma ei ole mingi ekspert, aga meil lihtsalt toimis see, et ma lihtsalt panin ta sinna diivanile, olin taga seal koos, tegin pai, hoidsin käest ja siis ta rahulikult jääb ise unne. Et sellepärast on see hea, et oskab ise uinuda, et kui ta öösel näiteks lampi peaks oma kuskilt unetsüklist ärkama ja ta tegelikult tahab edasi magada, siis ta oskab nagu ise uuesti uinuda. Aga lõpuks igaühele oma ja kes tahab, magab kas või 3-aastaseni oma lapsega kaisus, nagu see ei ole kellegi teise asi öelda. Ja ma arvan, et me varsti võib-olla prooviks Martat tema siia suure tüdruku voodisse ka panna, aga praegu magab seal Gemma. Et võib-olla toome selle voodi ajutiselt siis meie tuppa, et ma imetan ära ja panen ta sinna, ma ei teagi. Selline küsimus, mida ütleksid ise endale, kui saaksid vastsündinu faasi tagasi minna, olles nüüd kogenum? Ma vist lihtsalt nagu kallistaks ennast. Et kui ma vaatan nagu tagasi sinna, kus ma olin pärast sünnitamist, mul oli tegelikult täiega raske ja ma oleks nii väga nagu tahtnud, ma ei teagi, et võib-olla keegi nagu mu sõbrannadest võib-olla oleks mul rohkem toeks olnud või et ma ei teagi. Ma olin kuidagi nii üksi ja mul on nii kahju selle tagasi mõelda, sest ma proovisin nagu iga päev ikkagi olla vaata tänulik, et mul on ju beebi ja tegelikult kõik on nagu hästi ja ma tean, tegelikult kõik on hästi, aga ma oleks nii väga vajanud, et lihtsalt keegi tuleb ja kallistab mind, et seda on nagu nii veider kuidagi öelda, aga mul oli väga hull baby blues tegelikult ja ma kartsin, et mul on nagu sünnitusjärgne depressioon isegi, kuigi see õnneks nagu kestis ainult 2-3 nädalat, kuigi nüüd mõtled 2-3 nädalat tegelikult päris pikka aeg on ju, aga koduemakas ütles ka, et kui see venib nagu üle kuu pikkuseks, et siis on juba tegu selle depressiooniga, et tuleks abi otsida, aga ja, ma olin ikka nagu väga stressis ja ma nutsin lihtsalt päevad läbi. Mul oli nagu väga raske ja sellise hetkel oleks lihtsalt tahtnud nagu, et keegi, ma ei tea, kallistab ja ütleb, et sa saad väga hästi hakkama. Et jah.
Nii, lähme mingi rõõmsama teema peale. Kas Mikuga tiimitöö toimib ja kuidas suhet hoiate beebi kõrvalt? Ma ütleks, et nagu nüüd toimib. Marta saab 4-kuuseks kohe, on ju. Meil ei ole tegelikult läinud üldse libedalt see asi ja see ei ole teema, millest mul on kuidagi nagu ebamugav rääkida, sest minu meelest sellistest teemadest peab rääkima ja jällegi nagu nii paljud tegelikult võitlevad selle sama teemaga, aga keegi ei julge sellest rääkida, sest see on justkui mingi tabu, aga mina küll kuidagi ei puhkenud õide nüüd, kui ma emaks sain, vaid pigem oli nagu väga raske ja me mõlemad olime nagu nii väsinud selle esimestel nädalatel, põhimõtteliselt puuga pähe ju, et sa oled nagu terve elu nagu iseendale elanud, on ju, ja järsku on mingi väike inimene, kes põhimõtteliselt dikteerib nagu kogu su päeva, su nädalat, su kuud, kõiki su plaane ja sa lihtsalt ei maga. Et esimesed, ma ei tea, 1,5 sa ju ärkad ikkagi iga 2 tunni tagant ja see on rets. Et me tegime algul niimoodi, et märksime koos ja siis umbes me imetasin, Miku siis chillis seal on ju, mingi vahetasime mähkmeid iga toidukord, see oli lihtsalt nagu horrid, et meile see ei toiminud. Miku oli hommikuti nii väsinud, me pahurdasime üksteisega, mul on nagu rohkem kasu temast siis, kui ta magab ja seda saab näiteks hommikul teha meile hommikusööki. Tema peab ju tööl käima, tal peab nagu energiat jaguma. Ja ma olen alati olnud ka, et mina käin ka tööl, nagu Marta elus hoidmine, Marta päeva planeerimine, Marta toitmine on minu täiskohaga töö. Mul ei ole ühtegi lõunapausi seal vahepeal, kuigi okei, kui ta magab, siis mul on paus, nagu näiteks praegu on ju, aga mina käin ka tööl. Lihtsalt ma ei pea kellegi ees nagu vastutama, saad aru, mul ei ole mingi koosolekuid või asju. Et ütleme, et algus oli väga konarlik ja ma ei saa detailidesse laskuda, sest et see ei puuduta ainult mind. Aga ma ütlen lihtsalt seda, et meil oli väga raske. Algus oli tõesti nagu väga raske ja ühesõnaga me tegeleme sellega ja on läinud paremaks. Et jah, aga lihtsalt kõik mingid nähvamised ja asjad, et nagu enne oli ikka väga lihtne. Nagu väga lebo oli enne, aga jah, et ei ole olnud kerge, aga tegeleme sellega. Kas mõtleb Marta panna ka lasteaeda? Ja kindlasti, sest et ma mäletan, et mulle täiega meeldis lasteaias, et põhimõtteliselt sünnitusmajas ma panime juba vist 3 lasteaeda ja 2 hoidu või siis vastupidi, et 3 hoidu 2 lasteaeda. Panime siis juba kirja ära ja mõnest kohast on juba kinnitus ka tulnud, et jah, ootame teid, aga ilmselgelt nagu siis, kui ta on vanem, mitte beebina. Nii, aga mul on siuke tunne, et ma pean need ülejäänud küsimused võtma mingi teine hetk uuesti ette, sest et siin on nii palju neid küsimusi veel ja see vlog läheb muidu väga pikaks. Aga võib-olla ma siis teen lihtsalt vähem päevi nagu filmin, et siis saan rohkem küsimust vastata. Igal juhul, praegult ma siin Q&A-ga lõpetan, mingi hetk tulen jälle teie juurde tagasi ja Marta vist ikka veel magab, ma ei teagi, varsti 2 tundi juba, kuigi vahepeal ta on järkas, aga siis magas edasi. Natuke armsaks meil kassikesed siin lamavad. Selle alused tellisin muideks ka rautast. Päris nunnu teine ja Griffule meeldib ka. Ja siin on Kemsu enda voodis, kuigi tegelikult see on Marta voodi. Joo. Tegin ahju tule alla, külm hakkas. Ja üks väike kodanik on väga hüpnotiseeritud sellest tulest. Nii põnev on jaa. Väike kodanik toimetab siin ja mina sain mõned küünled valmis, safraniambra, ma unustasin juba ära, kui hästi see lõhnab, melonikurk, veel üks safraniambra ja siin ma siis just tegin seda pinna nii-öelda kaunistust, et oleks siledam, need on siis Jõhvika omad, need veel siin tahkuvad ja panen kohe kleepsud ka peale. Ma panin Marta nüüd voodisse uinuma vaikselt, aga ta teeb mingit pulli. Räägib seal oma ette ja hitsitab. Aga kui inimesel on lõbus, siis miks ka mitte. Igal juhul mina lähen nüüd Kristi sumbasse kohe ja enne seda teen endale korraliku krunni pähe, et ma üldse saaks seal tantsida nii, et juuksed ei turrita igal pool. Kuigi ma ütlen ausalt, ilm on selline, et ma hea meelega lihtsalt magaks kodus. Aga ma olen endale võtnud eesmärgiks, et vähemalt 2 korda nädalas peab trenni jõudma, et mu mõistus säiliks. Seega, selle nädala teine trenn tuleb täna. Ja ma olen loobunud broneerimast trenne, sest et ma maksin eelmine kuu 9 € trahvi. Ei, 6.
ühe broneerimise eest ma olen nõus, et see oli nagu aus, et ma sain trahvi. See oli siis, kui ma tahtsin Erle Liivaku Pilatesesse minna ja sinna on üliraske kohti saada, või no see on alati nagu overbooked. Ja see oli 1. september ja siis Miku poole tee peal heljas, et Marta ei võta lampi enam pudelit. Ja siis ma pidin ruttu tagasi tulema, sest et Marta oli täiesti hüsteerias juba. Noh, kõht oli tühi, on ju. Siis ma pidin canceldama, aga teine kord ma reaalselt ei mäleta, millal ma selle trenni bronnisin või nagu miks, aga ma olin põhimõtteliselt samal ajal broneerinud lõunakasse trenni, kui ma tegelikult läksin Annelinna ja ma reaalselt ei mäleta, et ma oleksin lõunakasse üldse bronninud. Lihtsalt, kui ma Annelinnas oma selle QR-koodi nagu läbi lasin, siis ma olin mingi, miks mul 2 trenni samal ajal bronnitud on. Aga noh, mis teha. Nii et enam ma ei bronni oma mom braini pärast. Võtta, aga ma teen krunni pähe ja siis ma võtan siit 2 niimoodi juuksesalku on ja sellest patsist ja siis seon nad omavahel sõlme. Muidugi siis, kui näidata tahan, siis läheb kõik pekki, aga igal juhul niimoodi tõmban kokku ja siis niimoodi kuidagi siia ümber nad panen ja siis patsikummiga siit ümbert veel kinni. Ja nüüd veel korraliku tugeva lakiga soeng kinni. Ja siis mu selle harjakesega siit iga juuksekarv oma kohale. Lähme tantsima. Oi, see pärast trenni tunne, kui on pesus käidud ja saad tulla autosse ja siis koju minna fännitama. Väga mõnus!